agentuuri juht, et praegu siis selline kokkulepe tehtud. Aitäh, kuna meil on mõned minutid veel jäänud, siis üks hetk me võtame teie küsimuse hetke pärast. Siis tegelikult üks asi, mida ma tahaksin puudutada enne, kui me võtame veel ühe küsimuse, on see, et ma tean, et Eesti jahindusel ei ole arengukava riigi tasandil ja siinkohal järsku Riigikogu liikmetel on mõtteid ja ideid selle koha pealt ning üldse arengukava kohta. Ja võib-olla siinkohal ma pöörduksin kõigepealt toetusrühmast Heiki Hepneri poole, et järsku saab sealt mõne sellise hea mõtte. No tegelikult tõepoolest arengukava üks mõte on see, et osapooled lepivad kokku ja see annab teatud töörahu, et ei kerkiks üles selliseid küsimusi, mida peaks ikka ja jälle arutama ja võib-olla veel üks selline suur väljund sellele oleks ikkagi ka see, et see annaks nagu selge visiooni ka avalikkusele, kuhu jahindus liigub. Tänane avalikkus on üsna looduskauge kohati ja see tekitab probleemi mitte ainult jahindusele, see tekitab tegelikult ka küsimusi maaomanikele, maakasutusele ja kui meil on nagu olemas arengukava, kus on läbi räägitud ja osapoolte vahel ka kokku lepitud teemad, kuidas me käitume suurulukitega, kuidas meil siin oli ka jutlust, et kuidas me reguleerime ka seda põtrade arvukust või kuidas meil on suurkiskjatega lahendatud. Siin juurde tuleb kindlasti ka ühte servapidi praegust avalikkuse eest väga kohati emotsionaalselt üles kistud teema looduskaitse ja loodushoiu teemal, et kui meil on olemas toimiv arengukava, mille on osapooled heaks kiidnud või valdav enamus osapooli heaks kiidnud, siis see kindlasti on jahinduse huvides. Et mina näen küll siin selle selget vajadust, see aitaks ka meil endil lihtsamini neid eesmärke saavutada, mida me õigeks tegelikult peame. Suured tänud ja kuna aeg sulust takka, sest Viktoriin on meil vaid 10 minuti kaugusel, siis mõned mõtted järsku siit, härrad, ole hea. Tere kõigile! Emma vallas Viljandimaal 2. detsembril saab minu esimese uluki valgejänese küttimisest 50 aastat. Kärsta jaiseltsi olen juhtinud 33 aastat. Huit ja suurkiskja. Meie Eesti riik on nii väike. Me teame kõik, kes Eestis otsustab huntide, ilveste, karude küttimise arvu ja ka selle, mitu karu ja mitu hunti on Kärstast, Tarvastust, Mombolast, Karksist. Juriidiliselt me teame, et otsustab komisjon, aga tegelikult otsustavad 2 inimest. Kui küsida neid või teid head jahimehed, mitu hunti või karu oleks normaalne minu piirkonnas, mitte minu jahiseltsis, aga ikka üks naaber, teine naaber, 3., 4., võib-olla ka 5. naaber, siis üldine arusaam, 2-3, karusid ka võib-olla 2-3. 10-12 aastat tagasi see täpselt nii oligi või enam. Nüüd on karude arvutus kasvanud umbes 10-kordseks, selle 10 aastat. Huntide arvutus umbes 5-kordseks. Kui jätkusuutlik on sellise majandamise ja lubade eraldamise jätkamine Eesti jahindusele. Ja veel üks teine mõte, see ei olnudki küsimus, see oli nagu mõte kohta selgitus. Teine mõte nüüd uluki kahjudest oleks vaja jahimeeste ja ka Riigikogu toetusgrupi võib-olla natukene rohkem selgitada, et jahindus ei ole enam hobi, nii nagu kalapüük. Jahindusest on muutunud meile jahimeestele tõeline kohustus ja ennekõike muutus selle seakatu teema, sest just Tarvastutandist see päevakorda tuli ja 1,5 aastat meie piirkonna jahimeeste ettepanekuid ei kuulatud, ei arvestatud ja 2 aasta pärast oli selge, et kõik 7 punkti, mida meie seal välja tõime, kogenud erijahiseltside jahimeeste poolt, kõik oli sulatasid.
aitäh, mõtlemisainet on kõigil. Suured tänud kindlasti need mõtted ja kõletasid. Ja siinkohal ma tõesti aeg meil surnud takka, siis võib-olla vastusena ma annaksingi nii lõpusõnaks kui ka vastuseks võimaluse Markusele ja Riole, et võtame selle tänase paneeli kokku ja võib-olla ka vastame sellele härrale mõne sõnaga, sest aeg lihtsalt on selline, et rohkem aega ei ole. Ma selle hundi koha pealt, et ega loomulikult need on kõik sellised väga tundlikud teemad täna ühiskonnas. Ise nägite, mis toimus selle ühe sindipaisu hundi jutuga, et teine teema on üldse, kas sellistest hundist nii-aga metslooma enam saab, kes on autos istunud 3-4 mehe juures ja nende lõhna tundnud ja nii edasi, et me teame väga hästi, et kui koera ühte korda lööd, siis koer mäletab seda lööja lõhna 5 aasta pärast. Aga mis ma öelda tahan, et ega need ongi kõik väga-väga keerulised teemad ja me kõik teame ka seda tegelikult, et enamus meie ühiskonnast arvab niimoodi, et tegelikult ei peaks üldse jahti pidama ja tegelikult ei peaks üldse metsi maha võtma. Aga paraku väga suur osa ei saa sellest aru, et mis tegelikult see kaasa tooks, kui täna jahimehed tõstaks käed üles jahindusega ja jahti enam ei peaks. Et see sama teema on need kitsa autoõnnetused, mis tänavu ja eelmine aasta olid juba üle 4000, et põtradest rääkimata, eks, et need on nende arvukuse väga kõrge viimine viib juba teel liiklemise peaaegu et võimatuks ja metsakasvatamise võimatuks. Aga siin me tegelikult oleme ju ka metsakasvatajatega täpselt ühel poolel, et see on paraku see ühiskonna osa ja see ühiskonna osa just noorte näol, kes väga-väga võõrdub, urbaniseerub ja tegelikult omavahel rääkides ütlevad ainult, et need jahimehed ongi sellised, et tahavad ainult loomi küttida lõbu pärast. Et see on meie igapäevane töö, me peame seda selgitama, aga selgita palju sa tahad, paraku see protsent ikka langeb või tõuseb, kes jahindusest ja metsaga mahavõtmisest üldse aru ei saa. Et siin ma ütlengi, et see koos olemine, et nagu Tõnisel meeldib öelda, et see on sulti värk ja see ongi tegelikult sulti värk, et paraku juba selle 12 aasta jooksul, kui mina olen Eesti Jahindusseltsis olnud, ma tunnen, et me nagu ühes otsas, ükskõik kui palju me seda selgitustööd ei tee, ma arvan, et see selgitustöö on aidanud väga palju kaasa, aga ikka me jääme nagu rohkem ja rohkem üksinda, sellepärast ütlen teile, et mul on ääretult hea meel, et kõik need ühistegevused, on see suvine kokkutulek, on see jahirahu välja kuulutamine, on see 3 kuningapäev, mis vaid, need on meie suhte jaoks väga-väga olulised, hoiame kokku ja katsume kõik nii palju kui saame, on see koolides käimine, lastele selgitamine, mis jahindus tähendab, on see oma sõbrale, naabrimehele, ma ei tea, kas või naabrinaisele selgitamine, miks see jahindus selline on, see on üli-oluline. Et need oleks minu juures, minu poolt nagu lõpusõnad, et väga meeldib, nagu ma ka eile ütlesin, et isegi siis, kui Eestis on 15 alternatiivüritust, me oleme siin täna koos ja me loodame, et me saame jälle üle 5000 osavõtja, et see on ainukene meie eksisteerimise võimalus olla koos. Aitäh teile! Aitäh Margus Puust ja Riho Breivel, palun! Ma toetan igati Margust selles osas. Me teame, et linnastumine on selline, kuidas öelda, protsess ja sellest me ei pääse. Ja me teame, et linna inimene, eriti noor inimene, kes on linnas kasvanud, see arvab, et poest tuleb piim, raha saab seina seest, kui kuskil on jäänud kährik auto alla või midagi juhtunud, siis kantakse teda loomaarsti juurde ja maksumaksja maksab kõik need kinni. Ei saada aru tegelikult, loodus on ring, elu, surm, see on ring ja siin ei ole midagi teha ja kui sa ei reguleeri seda, inimühiskond on juba selle asja keeruliseks ajanud ja nüüd ta peab lihtsalt ise teatud probleeme lahendama ja küttimine on olnud väga pikk ja suur tõsine traditsioon ja kindlasti see läheb. Ja aitäh teile kõigile, et te siia kuulama tulite ja jätkame tõesti nende probleemide lahendamist, aga oleme kõik targad ja kasvatame oma lapsi, lapselapsi, sugulasi, tuttavaid selles vaimus, et nad teaksid,
kustkohalt tuleb liha, kustkohalt tuleb piim, mis nägu on lammas, mis nägu on koer, mis on ulp ja mis on karu. Aitäh teile! nii, suured tänud, aeg on meil tõesti otsa saanud, aga kuna meil on selline kooslus esimest korda siin koos, siis härrad, ma palun teid väga, enne kui te lahkute, korraks tõusta püsti, tulla siia toolide ette, et me saaksime ka ühe pildi teha mälestuseks sellest suursugusest hetkest, et see traditsioon jätkuks. Suured tänud teile, hea publik, suured tänud härrad laudade taga. Aplausi on see väärt, võtame korraks. Ja võtame korraks kokku ja teeme ühe pildi sellest sündmusest ka mälestuseks, nii et kus sa soovid, et nad seal seisaksid? Siia lava ette ikkagi. Tulge siia laudade ette ja hästi kokku. Kahte ritte ilusti ja kokku. Pikemad poisid tahapoole, madalamad poisid ettepoole, nii see meil ikka on käinud. Kokku poole julgelt, härrad. No nii, head inimesed, meie seame nüüd kõik